Kus asub kõige halvim või kõige parem burger Eestis? Mina olen Millennial Artjom. Ja ma olen Suumer Kris. Ja tänases osas me tõesti otsisime Google review'de järgi kõige sittema ja kõige parema burgeri koha Eestis. Õnneks on esimene koht meie lähedal, see on Keilas. Aga kõige parem koht asub Saaremaal. Oled roadtripiks valmis või? Olen valmis. Let's go. Esimene koht, kui me läheme, on siis Keilas. Me praegu ei ütle, kus see on, me reviilime siis, kui me oleme kohal. Aga selle koha hinnanguks on 2,1. Ma ei ole vist nii madala reitinguga kohas veel kunagi käinud reaalselt. Ei, sama mees, 2,1 tundub päris õudne nagu söögikoht. 2 kuud tagasi Helmut onu ütleb. Helmut onu, davai. Halb toit tekitab kõhuvalu või on lohakalt tehtud. Lohakas on nagu meie koolis üke sõna, et jookidel pole mulle. Mis asja? Jookidel pole mulle. Kohvi ei ole tasuta saades ka väärt. Ei söö seal enam. Peab kaua ootama. Mees, mul on homme naise lõpetamine. Kui mul on homme kõht lahti selle video pärast täna, siis ma saan niimoodi peksa kodus. Sellel on 5 laiki, mees. Päriselt ka või? Kuhu sa viid mind? Kristiina Mägi 5 kuud tagasi pani siis 1 tähe 5 jällegi. Halb ja üliaeglane teenindus, mis ei tundu, et ei paranegi. Friikartuleid pakendatakse kliendile 10 minutit. Aga kuidas ta näeb? Üks avanek. Kuule, äkki nad teevad suure armastusega, mees. Kui saalis on 3 klienti, on oota 30 minutit. Nii et me eeldame siis, et meil läheb 20 minutit. No meid on 2, jah. Aga siin tuleb järsku Andy Merisaar. 5 isegi. Teenindus kiire. Nii et äkki veel joppab. Äkki täna on see hea päev. Oota, ma tahan neid halbu veel kuulda. Robin Leist 1-5. Ootasin väga kaua väikest einet. Muideks 25 minutit. Mis toimub? Friikartulite maitsestamisest olete kunagi midagi kuulnud? Või üldse nende friteerimisest? Vana sai lihtsalt. Sa said toorest kilma kartulit. Lihtsalt kartulit. Jube. All caps. Jube. Maasikalimonad maitseb nagu vesi. Selle proovime ära. Peame ära proovima selle küll. Ma pole vett kunagi proovinud, nii et... Ma ei tea, kas Birgit on, et ta teab, kuidas see maitseb, aga noh... Aga meie saame täna teada. Saal räpane, lauad koristamata, prügi igal pool laiali. Selle asutuse puhul vastavad hinnangud tõele. Järjekordselt lasteinest on puudu mänguasi. Nii me peame võtma siis, nagu praegu aru saan, me peame proovima majalimonaadi, lasteinet, kas ikka on mänguasi kaasas, kas majalimonaad maitseb nagu kakavesi. Ja oota, midagi pidime. Üks on veel. Ja see siis kontrollime, kas meil kõhud lähevad lahti või ei lähe. Võib-olla juba teate, kuhu me umbes suundame selle descriptioni järgi, aga näeme teid juba Keilas. Eestimaa võib nii ilus olla. Kotid, kõige madalama reitinguga purksi koht Eestis on teie ees. Selleks on Keila Hesburger. Ja fun fact, enamus Hesburgerid olid siuke 3 reitinguga. Aga 2,1. Siin peab ikka olema midagi väga valesti. Ehk siis lähme vaatame koha peal ja proovime ise ära, kui hea see Keila Hes on. Kas see väärib seda reitingut või mitte? Ma olen selle sitavee üle väga elegant. Lähme lendame laivi. Let's go! Midagi söönud ja tegelikult me peaks võtta natuke rohkem võib-olla. Aga siin saab kohe veel süüa. Nice. Alusta. Ei. Sa scrollid. Vasak või parem? Sa teed mulle trikki vasak. See on sulle. See ei ole minu oma. See on sulle. Okei. See ei ole minu oma, aga see on meile kingitus või? Aitäh teile. Ma mõtlesin alguses, et see oli kellegi kadunud asi. Saime hoopis sellised kingitused. Normaalne. Okei. Ühesõnaga, meil oli lasteine. Võtame laste suure heine. Aga mänguasjaga ei ole on või? Ma eeldaks, näed, tegevusraamat, magus. Vahetame midagi ägeda vastu. Vaata, mis see on, mänguasi lihtsalt. Surprise, mystery box. Saad koti oma. Tõmba koti pääle, siis mängid seda. Okei, kananagitsed. Ja, peame proovima. Võtame siis natuke rohkem mõlemale. Näputoit. Aga kuule, 15 saab ka ju. Meie peki, 95 ja ma ei hakka.
ma ei jaksa nii palju friteeritud veitsi. Sellega on hästi... Ma võtan juustuburgeri suure heina. Limonaad maasika maitsega. Nii, sita vesi. Läheks. Kogu tellimus on 16.80. Issand. Saimäär Samsung Plug. Restoranis on ju. Jätka, maksa, kinnitatud ja kelleks käime nüüd? Kell läks käima, vaatame, kui ruttu me saame neid kätte. 7.92. Nii, see laud on tõesti puhastamata. Aga see, ma olen näinud hullem. Ma olen ka näinud hullemat, ei ole midagi. Mina ei tea, minu arust näeb jumala puhas välja. Muidugi mulle tundub, et me oleme täna esimesed kliendid. Ma tuletan meelde, et kell on praegu 9.42. Nii vara Hessi tulla on nagu challenge nagu. Sa nagu ärkad üles nagu palun purksi praegu, sest nagu ta on kohe purksi lihtsalt. Ja mõtlen ausalt, praegu tundub nagu iga teine nagu Hess nagu. Kõik on jumala okei. Hetkel on läinud siis 6 minutit ja 45 sekundit. Kuule, valmis on? Oh my god! 6 minutit. See on jumala fine sellise koha kohta ei ole. Mees ääre pealt oleks mänguasi maha ununenud, aga siis viimase hetkena küsiti, et kas soovid, ma ütlesin soovin. Alustame, kuna me oleme purksi kohta tulnud, siis alustame purksist. Alustame purksist tõesti. Sul on ägedam paber, jah? I'm cooler. Davai, klassikaline Hesburgeri juustuburger. Tundub soe juba. Jaa, soe. See on hea uudis. Ei ole küll. Näeb välja, nagu ta kunagi välja nägi. Lõnn. Põmm. Hea tisu. Davai. Sai kõrbend ei ole. Hesburger nagu Hesburger. Täpselt tavaline Hesburger. Pole midagi viga. Tundub täiesti basic. No, fine. Äkki on siis kananagitsid külmad. Kastit on ka vaja. Trikki teada? No. Teed neid tahti nagu. Vaadake, lifehack. Mees, ma ei ela esimest aastat. Ma ei ela esimest aastat. Sa oled juba 100. aastat. Hess mulle väiksena väga meeldis, aga nüüd on siuke, et ma pigem rohkem McDonaldsi peale läinud. Ma olen KFC. Igal juhul ma võin kohe öelda, et väga kuum nugits on. Ja tundub väga fresh nuggets praegu. Davai, lähme kokku ja. Hädisu. Kuum, krõbe. Tundub täpselt nagu Hessi nuggets. Ei, väga hästi on kõik. Aga ma ei ole kunagi nuggetsite fänn olnud. Sest siin on see mingi rõve kanamass sees, et kui sa tahad kana süüa, minna KFC-sse. See pole vist selle kohaga seotud, aga lihtsalt üleüldiselt, et ta nagu nätske või siuke nagu veits nagu giving toores. Et see on lihtsalt see mingi, see ei ole puhas kana, see mingi mass, mis on mingi kokku surutud, ei ole kanamaitsega. Aga nagu kana nugits kõige paremas vormis, selles mõttes, et kõik on hästi. Vaata, praegu see me oleme õnnelikudes pärast autos. Kuule, Artjom. Ügur riseb. Sul ka nagu... Sitt vesi või? Okei. Sitt vesi, jah. Ma siis teen esimese sipi. Tee. No kui sitta vesi maitseb niimoodi, siis... Peaks rohkem jooma. Siis peaks rohkem jooma. Jumala hea. Täiesti nagu normaalne. Vanaema maasika moosi maitse. Kuidas sellel on 2,1 reiting praegu, sest ma olen nii surprised. Hessi kohta on meie tellimus perfektne. Jumal on väga nice. No maitseme siis selle kokaga ära. Proovi see õige kokka ära. Anna oma review. Koka nagu koka ikka. Mitte midagi halba öelda ei ole. No ma joon kokasiirut. Siin on siirupit isegi natukene rohkem, et ta on tiba magusam. Kui mille oma? Kui poest ostetud näiteks. Aga laseme friikad ka proovi siis. Isegi friikad on krõbedad. Soola võiks natuke rohkem olla. Aga fritüüris on käinud? Fritüüris on käinud ja krõbe on ja väga mõnusalt krõbe on. Jaa. Mina mõtlen ausalt Hesburgerites võrreldes, siis ma ütleksin 5-5-st nagu Hesburger Experience 5-5-st. Kui me juba kriitiliselt hindame, siis ma võtan friikartulitelt mingi, ma ei tea, natuke punkte maha, ma ütlen 4,7. Aga nagu Hesburgerit hinnates täiesti okei. See koht ei ole nii hull, kui review'd ütlevad. See ei vääri seda nagu, 2,1 on crazy. Tulge ja hinnake ise üle. Ja kui on päriselt hea, siis aitame selle koha välja. Ja meie soovitame kohe, et tulge kell 9 hommikul. Ja siis jumala chill nagu. Siis on väga hästi. Siis kuradi 2,1, kuradi 5-5 Hess. 4,7 minu poolt, 5,5. Pava 5, Aga davai, me lõpetame söögi ära. Me läheme terve tee Kuressaarde süüa Eesti kõige paremat burgerit. No aga Google Review ütleb niimoodi, 4,8 kõige kõrgem reiting üldse. 200+ reitingut. No ma loodan, et see on seda väärt. Davai. Ma tahtsin panna review'd sellele Hesburgerile, et natukene siis päästa nende mainet. Ja ma panin 5-5-st, väga hea oli. Hinnangud tundusid hirmsad, aga hommikul 9-10 paiku käies
oli täiesti tippstopp. Soovitan, elagu Keila Hesburger. Let's go! Ja saad aru, mu review muutis selle 2,1 pealt koheselt 2,2 peale. Kuna Artjom sõidab, siis ma panen tema review ka. No kuna ma ütlesin 4,7, siis ümardades see on ikkagi 5. Paneme 5 5 üleüldiselt. Food. Ka 5, ma arvan, Service 5 ja atmosfäär. Keila atmosfäär oli okei, 5. Me saime tasuta luuti mees. ja. See oli, sa tasuta Kartsime, et saame molli, aga saime hoopis mingit luuti. Kummast käest. Vasak või parem. Lugesime hirmsaid kommentaare, kuid otsustasime riskida. Üks parimaid Hesburgeri kogemusi elus. Pane sulgudes vähemalt kella 9-10 vahel. See on see Artjomi review post. Said 2 viite juurde meie poolt. Kui tahate ka minna viisi panna, saaks päris crazy, kui me turnoveriks. Ja. Teeme sellest Eestis kõige hinnatuma Hessi lihtsalt. Mul on tunne, et me halvema burgeri otsingul peame natuke rohkem vaeva nägema sinuga. Jep, sest see ei olnud halb. Kolm minutit ja me oleme jõudnud, kuhu me oleme jõudnud, Artjom? Me oleme Virtsus. Wow. Regula. Me oleme vahepeal jõudnud praamile. Ärge unustage panna sellele videole like, kui te olete siiamaani jõudnud. Ja kommenteerige kohti või toite, mida võiks järgmisena proovida. Näiteks mingi pizza või midagi. Kõige populaarsem komment, siis me võtame arvesse, kuhu minna. Davai, sushit tahaks proovida. Ma tahaks pizza, ma tahaks näha pizzasid. Palju või kuidas sul enesetunne on praegu? Praegust on fine. Meil oli see vaata kirjas, et võib kõhu alt tõmmata see söök, aga praegust on kõik korras. Ma ütleks, mul on ka siuke tüüpiline enesetunne pärast kiirtoidurestorani, et veits tunned, et sai siukest rasvasemat friikat söödud ja natuke raske on, aga ei midagi ebatavalist. Ja. Aga nüüd me hakkame siis lugema teile review'sid sellest kõige paremast kohast, mis selle reiting 4,8 tähte on siis. Esimene on Heiko Kulli poolt, tema pani siis 2 kuud tagasi 5 tärni. Puhas, vaikne, viisakas koht, pakutakse friikaid, mitut sorti burgerit ja ka kana. Elus või? Ja saab ka gluteenivaba kukliga burgerit, kusjuures Putgerit. Nii, järgmine on Jan Fluit ja tema pani millegi pärast 4 tärni 5. Burger was fine, although I took the spicy one and it was not that spicy. No see on tavaline Eesti kohtade pool, kui sul on kuskil kirjas spicy, siis tavaliselt need ei ole spicy'd. Sweet potato fries were very good and nice in size, good sauce also for a fair price of €11 for fries and 11 € läks ainult burger ja friikad või? Jep. See on ikka bargain ju Eesti kohta. See hind on tõesti nagu, see on väga väärt. Tallinnas sa ei saa alla 10 küll ühtegi käsitööburgerit. See on unreal. Ja ta sai friikad ja burger 11-ga, mis asja. 11 kuud tagasi kirjutab Henrik Mütt. Suurepärane toit ei väsi kiitmas. Tavaliselt kanaburgerit see on super. Sel korral võtsime veiseburgerid ja mega. Kõik maitsed balanssid. Lisaks on teenindus 5 tärni. Hea asukoht ning koertesõbralik. Selle hea asukoha mõttes, et kui sa tuled Tallinnast, siis ma vaidleks vastu. Maitske kindlasti Maja limonaadi. Fun fact, härra Henrik on see mu sõber. On? Ja. Lasid tal raudselt selle kommentaari? Ei laske. Ühtegi halba kommentaari ei ole. No see on crazy, järjest 5 tulevad lihtsalt. Nii, aga ma panin paar halvemat reitingut ka. Meelis Trepp pani 3 tähte. Ootamatult hea koht kiireks vahepaleks. Aga miks see 3 tärni paned siis? Kui see on ootamatult hea? Hea on ju 4. Me teame kõik, väga hea on 5 ja 4 on hea. Ja kui seal on üllatusmoment ka veel, siis sa paned 4 pluss, äkki 5 miinus isegi. Ja Meelis pani 3. Ühesõnaga, ma olen väga elevil. Ma olen tõesti väga elevil, sest ma ei ole nii heade review'dega kohas tõenäoliselt veel Eestis käinud. Lähme proovime selle purssikoha ära. Näeme teid juba siis Kuressaare linnas. Ja siis me saame teil juba ära spoilida, mis selle purssikoha nimi on. Seda saate secreti teada. Elu lõpuni käia siin nüüd. Okei, tegelikult meil jäi veel mängimata meie Hesburgeri lauamäng, nii et teeme aega parajaks. Kuge Hessis saab ikka päris ägedad asju, kuule. Ma räägin, lauamängud. 6. 3. Väga siuke budget lauamäng tundub olevat. 1. Mõtlesin äkki see on mingid nagu tegevusi ka, et kui jõuad 10 peale tegema salto või midagi nagu. Siin ei ole mitte mingisuguseid tegevusi. 1.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma olen Aardel nii lähedal. 4. 1, 2, 3, 4. 1. Läbi. Olen kohal või? No 22 on viimane. No ütleme, davai, mina võitsin. Palju õnne. Sa võitsid endale Hesburgeri aarde. Nonii, põhimõtteliselt me olime suutnud juba Artjomiga natukene valesti sõita, sest Veis juhatas meid vanasse asukohta ja see asukoht on siin muutunud. Nii et jah, kallid selle burgeri joindi pidajad, Waze'is parandage ka enda asukoht, palun ära. No, ma veel selle eest miinuspunkte ei anna, aga see on oluline. Ja peaaegu sõitsime teisele poole Saaremaad, aga me näeme teid peagi juba Eesti parimas purksi kohas. 7 minutit on jäänud. Kus me oleme? Me oleme Kuressaares. Parem oleks, et see purksi koht on siin, kui ei ole, siis me oleme lihtsalt tühja sõitnud Saaremaale. Kas kumb valetab, kas Maps või Waze? Kas Waze või Maps? Kumb valetab, ei tea, jah. Ma olen see vlogger isa. Niimoodi peab vlogima. Niimoodi on okei, jah. Nii ma tundun sinuga ühe pikkune. Mul on paelad lahti praegu. Nii me oleme nüüd kohal kõige paremas Eesti purksi kohas. Vio burgeris. 2,5 tundi Tallinnast. Let's go! Ja me oleme valmis seda sööma nüüd ja panema proovile, kas see on Eesti kõige parem burger. Meil on siin kohal ka kohalikud saarlased, öelge meile, kas see on parim burger Eestis. Ei, pole käinud. Pole proovi. Päriselt? No lähen proovime ära. No teeme ära, vaatame siis, kas see on parim burger. Mis sind isutab? Krõbekana või? Sina võtad näiteks krõbekana, võtaks hot beefi ja siis teeme pooleks. Äkki lõikavad pooleks meile, jah. Tere! Siin pidi saama Eesti parimat burgerit kogu tervi järgi, 4,8. Kas me võiksime võtta 2 burgerit, aga nii, et te lõikate need meile pooleks kuidagi? On see võimalik? Siis me võtaks selle krõbekana ja selle hot beefi tavalised frikad ja maja limonaadi kohta öeldi ka päris palju häid sõnu. Seda meil hetkel ei ole, aga kohalikke õunajooke. Davai. Aga võtame siis kohalikud õunad. Võtame siis. Võtsime... Sa võid rääkida. Võtsime 2 burgerit, lasime pooleks lõigata. Kummast alustame? Alustame kanast siis. See näeb nii ahvatlev välja. Eesti parim burger. No nii. Google review'de järgi. Google review'de järgi, laseme minna. Nii, davai. Põmm. Head isu. Nad tekkis kohe naeratus suure. See kana on nii hea. Krõbe. See maitse on nii hea nagu. Sai on ka nii hea kuidagi. Nii pehme. See on räigelt hea. Vaata tavaliselt koostöö tehakse mingid ilged majoneesis, eks või nagu veits liiga magusaks kuidagi, aga siin on kuidagi nii hästi kõik ära maitstatud. Ma ei taha seda tänast hommikust sessi mäletadagi. Okei, see on ikka reitsilt haige nagu. Ja see on siis tavaveiseburger vürtsiga, jah? Ja see on vürtsikam variant. See kotlett näeb väga ilus küps välja. Väga haige. Pämme. Kaste on nii bänger. Oh my god. See liha on nii bänger. Kõik on nii bänger. On küll, jah. Oh my god. See on nii hea. See on kõik nii paigas. Ja kuigi me tegelikult, enne kui me filmima hakkasime, me tegime mingi, ma ei tea, 5 minutit thumbnail'e siin. Jah, rõikad ka või? Topper kastme saab by the way. Jah. See majonees ja ketšup mõlemad või? Kui sõõrest tead, mis sellega trikk on või? Ja sa ei taha ühte kastet teisega ära määrida, siis sa pead enne panema paksema kastme ja siis tippima vähem paksemasse kastmesse. Majonees on tihedam kui ketšup, ma et siia. Ikka määri selle. TikTok häkk ei toiminud. Mul on parem häkk. Võtad niimoodi ja teed niimoodi ja... Meil on nii head. Kuigi siin on kõik nii hea. Ebareaalne. Sealt kastet on nii palju, nagu see on, vaata, tavaliselt on jumala vähe, vaata. Need friikaid. Hessi omadega. God damn nagu. Appi kui maitsev. Maja limonaad ei olnud, aga kohalik õun on või mingi bränd või? Jah, just. Sul näeb nagu õlts välja. Väga aus limonaad. Jaa. Aga sinu jaoks ei ole nagu liiga vürtsikas või? Täpselt õige, on ju? Väike kikk on juures. Sa tunned jah tõesti, et koostisained on kõik freshid. Käsitöö burgeri armastajana. Võin küll kindlalt väita, et see on parim.
see on nii hea, et keset söömist oleks meil tellida ühe juurde nagu. See nagu sõltuvust tekitavad hea. See liha on nii hea. Jep. Ei ole midagi sellist, et mida tahaks vahelt ära võtta või mis ei sobiks siia vahele. Nii krõbedad friikad ma ei ole kuskilt saanud. Perfektselt soolatatud nagu. Nagu need friikad. Golden brown. See on crazy mees. Palun tulge Tallinnasse. Opening day, palun. Kutsuge mind PR-üritusse, ma promon. Seni, kui me neid friikasi mudime, kas sinu arvust on see su elu kõige topim purksi koht? Või Eestis kõige topim purksi koht? Eestis kindlasti. Eestis, need see on sinu jaoks Eesti kõige parem purksi koht? Jaa, on. Nõus. 100%. Kui ma elaks Kuressaares, ma arvan, see oleks nagu põhikoht, kus mingi Woldis tellid, vaata. Nii palju friikaid. Fudi. See eksisteerib veel või? Fudi või pankrat. See nagu... Minu arust tõenäoliselt müüsin, pidid maha müüma midagi, mis iganes. Ei tea, kui me siia lisame 2-5 tärni juurde, kas läheb 4,9 või? See oleks haige. Ma alguses mõtlesin, kui Chris ütles, et ma leidsin kõige parema koha ja saatis mulle selle asukoha. Lokatsiooni. Ma olin alguses, kuskil lähemale ei saa või? Siis ei, me peame ausalt tegema. Siis mõtlesin, okei, fine, lähme siis Saaremaale. Nüüd see jõudes ma üldse ei kahetse seda otsust, me reaalselt proovisime Eesti parim purksi. Saarlased on väga lucky. Sest meie ei saa tulla see nii lihtsalt, see on 4 tundi sõitu, et siia jõuda. Appi, kõva. Eesti parim burger söödud. See oli reaalselt nii hea, kui oli reviewdes, nagu ma olen nii õnnelik. Ja ma ka nõustun, et see oli ka minu Eestis parim burger nüüd viimasel ajal. Ja võib-olla maailmas top 3 äkki või kuskil topis. Kuigi ma ütlen sulle ausalt, et tegelikult USAs ei ole nii head burgerit nagu reaalselt. Ja see ütle juba elus, noh. No ma ei julge nii suurelt väita. Igatahes. Paneme review, mina panen kindlasti 5 sellele kohe. Ja ma panen ka 5 ja siis ma kirjutan sinna juurde ilmselt, et pealinna poisina võin julgelt väita, et tegemist on Eesti parima purksi kohaga. Jep, ja kui tahate veel näha selliseid videoid, siis kommenteerige alla, sööke, mida me proovida võiksime veel. Just nimelt, sest meil on põnev seda teha, ma arvan, et teil on põnev seda vaadata. Aga siinkohal tõmbaski otsad kokku, kallid sõbrad, aitäh meid vaatamas, me oleme Millennials kindlasti. Follow ka meid all sotsiaalmeedias. Ja näeme teid juba järgmisel kolmapäeval uue videoga. Like, subscribe. Ciao!